2011, kui isa uuesti arsti juurde läks, samamoodi palavikuga ja siis juba väikese puusavaluga. Sel korral perearst otsustas teha tal PSA testi. Ja meie kõigi väga suureks ehmatuseks oli see testi number üüratult suur. Aasta pärast minu isa suri. Kui see haigus meie peret tabas, siis me ei teadnud sellest mitte midagi. Me ei teadnud sellest riskist Eesti meestel, me ei teadnud midagi PSA testist. Loomulikult me jääme kõik mõtlema seda, et mis oleks saanud siis, kui 2008 oleks see proov tehtud. Et siis võiks täna olla asjad hoopis teisiti.